Tuli just eksamiruumist välja, kuidas enesetunne on? Eks natuke nagu pingelangus, ma arvan, et hästi, nagu läks pigem hästi ja nagu teemad olid väga huvitavad, aga eks ta oli ikka raske. Kui mina omal ajal selle sama Miina Härma gümnaasiumi lõpetasin, siis oli emakeele eksami sooritamiseks vaja kirjutada ainult kirjand. Kuid nüüd varsti juba 15 aastat koosneb emakeele riigieksam 2 osast. See on lugemisosa ja kirjutamisosa. Ainult kirjandi kirjutamine on kindlasti lihtsam, sest praegune eksam koosneb ikkagi 2 täiesti erinevast ülesandest ja mõlemad nõuavad täit tähelepanu, et kui see lugemisosa, kõigepealt tuleb lugeda ju tekst ja siis vastata selle põhjal küsimustele, see nõuab nii palju keskendumist, et selleks ajaks, kui nad hakkavad kirjandit kirjutama, ongi juba aju väsinud. Aga ma tean, et seda ka kaalutakse praegu, et võib-olla see peaks olema 2 päeval siis vähemalt, kui 2 täiesti erinevat ülesannet, et võib-olla lugemisosa 1 päeval teha ja teisel päeval siis teha kirjand. Mis teemal kirjandi tegid? Mina valisin sellise teema, kus ma pidin arutlema 21. sajandi noorte võimaluste üle. Keskendusin erinevate noorte väljunditele, kliimakriisi vastu võitlemine, noorte poliitilised võimalused, Ungari valimised olid just, et see kindlasti võiks kirjandile juurde anda. Mina kirjutasin selle kohta, kuidas see aeg või see ajaperiood, milles sa sünnid, mõjutab su elu ja selles mõttes väga põnev teema, et sai erinevaid nagu Eesti kirjanduse näiteid tuua ja analüüsida mingit ajalugu ka, et mulle väga meeldis. Keskmised tulemused näitavad seda, et eksami sooritajad on tublimad just nimelt selles lugemisosas. Ehk nad mõistavad teksti paremini, kui oskavad kirjutada ja kirjutamise osas jääbki pigem selle taha, et kuna nad peaksid kirjutama arutleva kirjandi, aga sageli kirjutatakse just selline kirjeldav osa, siis see on see, mis teeb eksaminandi jaoks just selle kirjutamisosa raskemaks. Eelmisel aastal oli eesti keele riigieksami keskmine tulemus 59,6%. Mis ootused on, mitu punkti tuleb? Ma ei oskagi öelda. Ma loodan parimat, mul proovieksamid on alati olnud selline üle 85, nii et tahaks üle 85, kui läheb väga hästi üle 90, aga loodan parimat. Kutsekooli lõpetajad, kes eelistavad kohe peale õpinguid tööle asuda, ei pea kooli lõpetamiseks sooritama riigieksameid. Ometi on kutsekooli lõpetajate osakaal riigieksamite sooritajate seas märgatavalt kasvanud. Viimastel andmetel 7,6% pealt 9,6% peale. 2 tundi on veel aega emakeele eksami lõpuni, et jõudsite varem valmis? Ja just nii. Kuidas oli siis? Suhteliselt kerge, üllatavalt, aga mõned asjad jäid natukene niimoodi raskemaks. Mis see raskem tundus siis? Kirjandi nagu koostis ja see, kuidas sa pidid seda sättima kõik ja ise välja mõtlema, siis tekkis kirjutamisblokki. Tartu rakenduslikus kolledžis kirjutas täna emakeele riigieksamit 183 õppurit, mis on märgatavalt rohkem kui läinud aastal, mil see number oli 140. Mida see näitab, et õpilased tahavad rohkem teha riigieksamid? Meie puhul näitab see seda, et kuna hetkel ta pole kohustuslik meil nagu sooritada, et lõpetada kutsekeskharidust, siis see näitab tegelikult soovi, et õpilased tahavad rohkem edasi õppida. Tegelikult kutsekooli lõpetajad ei pea ju tegema emakeele eksamit, riigieksamit. Miks teie seda teha otsustasite? Et oleks suurem võimalus saada ülikooli. Mis erialale siis? Inseneeria osakondust. Ja mida sa praegu siin õppisid? Autotehnikuks. Nii, ja mis plaanid sul on? Mul on ka inseneriks minna edasi õppima mõte, et TalTech ilmselt, aga selle jaoks on peamiselt nüüd suurim eksam on siis matemaatika, mida nad nõuavad, et hetkel olen ka autotehnik.